Decision-making is the ability to make informed and balanced judgments based on the available information, while also taking into account the perspectives, experiences, and input of group members. It involves clarifying options, weighing alternatives, and guiding the group toward a decision that is both feasible and aligned with shared goals. In the video, the leader first provides participants with relevant information needed for the decision. They then facilitate a structured discussion, inviting different viewpoints and helping the group clarify key considerations. By synthesizing contributions and guiding the group toward a shared conclusion, the leader models a collaborative and transparent decision-making process. Kuulge, õpetajad, nüüd on üks teema. Pool aastat on meil nüüd läbitud, teine pool aasta veel minna õppeaastat. Ja sellel poolaastal me peame ära valima, millistel koolitustel me osaleda tahame. Et siin on esimene koolitus. Ma saatsin teile kõigile selle meili peale ka. Teine koolitus. Kirjutasin igaks juhuks, et sa oled teil silmades ja kolmas koolitus. Õppimisrõõm igasse päeva, huvi ja motivatsioon õpetaja töös. Et mis te arvate, et me peame siin nüüd praegu ära otsustama ja teada andma, kes kuhu läheb ja selle kirja panema. Pean täna teada andma sellest. No mind kõnetab kohe see esimene koolitus, sest see on kuidagi nii seotud meie rühma teemaga ja et kui võimalik, siis kas ma üksi või paarilisega koos tahaksin küll seal osaleda, aga samas see kolmas, see on ka nagu tore. Võt siin kohal on see, et koos paarilisega, et meil on eelarve nagu piiratud, et me peamegi valima niimoodi, et üks siis läheb näiteks ühele koolitusele, teine läheb teisele koolitusele ja viimasega on mul väike mõte. Aga siis pigem see esimene, et kui võimalik ma osaleksin seal. Ja mulle tundub see teine hea, sest mul on uus rühm ja ma ise olen alustav õpetaja. Et see kindlasti sobiks. Lapsevanema ja õpetaja vaheline suhe. Jaa, panen kirja. Nii, on teised. Mina oleksin sellest kolmandast olitatud. Ja kolmas. See oleks nagu selle motivatsiooni, kuidas seda nagu hoida ja tõsta ja. Aga kuidas me nagu teeme niimoodi, et tööpäev ei kannataks sellest, et kui me nagu tahaksime kõik sinna koolitusele minna? See sobiks väga hästi tervele majale, jah? Ja samas meil on olnud ka selliseid koolitusi, et see tuleks läbi rääkida juhtkonnaga. Okei, siis lepime kokku niimoodi, et 2 õpetajat osalevad siis Sillen on siis teisel koolitusel, Kätlin esimesel koolitusel. Kui meil on infopäev, siis te annate meile tagasisidet sellest koolitusest kõigile. Ja kuna järgmine aasta on vaimse tervise aasta meie lasteaias, siis me teeme niimoodi, et me teeme selle 3. koolituse kõik koos. Leiame sellise päeva, kus oleme kõik siin saalis ja võtame selle koolituse. Siis see on nagu motivatsioon õpetaja töös. Vaimne tervis, käsi käes käivad, et see oleks hea, kui me selle lahenduse koos leiame. Ja see oleks sügisel siis? Sügisel. Sobib. Okei, väga super. Did you notice how the group leader supported the group members in making the decision? Did you notice how the group leader helped to find suitable solutions in reaching a decision? Did you notice how the group leader was able to offer different solutions? How do you help group members make decisions? Do you use another method when deciding?